Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Tere, head kuulajad, käes on 11. jaanuar, Digitund alustab tehnoloogia uudiste ülevaatega ja kommentaaridega. Saatejuhid on Hans Lõugas ja Hendrik Roonemaa ja meie räägime täna siis uudise hõngulistest teadetest selle kohta, et suur tehnika elektroonikatootja Apple on väga varsti välja laskmas oma elektriautot. 5G on järjest enam Eestis sellises kvantfüüsilises seisus, et samal ajal eksisteerib ja ei eksisteeri. Me saame tuua teile 10 uut piirkonda, kus ta siis on ja samal ajal ei ole ka. Ja kui mõni suur Hiina tehnikatootja tõrjutakse üha rohkem välja Läänest, Euroopast ja ka Eestist, siis tuleb vaja üks ja veel mitu uut Hiina tootjat, kes Eestis nüüd müüvad otse oma kaupa. Ning paar nädalat tagasi käsitletud õhuniisuti teema saab väikese jätku, kellel kodus kuiv õhk, siis võib kuulata, äkki saab targemaks. Aga saate teises pooles räägime pikemalt sellest, kuidas sotsiaalmeedia platvormid, suured ettevõtted tegid otsustava sammu, võtsid eetrist maha USA presidendi ja mida see päriselt tähendab, on see hea või halb käik? Digitund. No nii, hakkame siis uudistega peale ja Apple'i auto on selline teema, mis on nii-öelda, kuidas võiks öelda, kõrtsis õlle kõrvale mainitud loba teema on nagu, et see nagu naljakas, et selline, need kaks toodet, see toode selle firmaga kokku läheb. Aga nüüd on siis veidi tõsisemad teated Korea meediast, kus kirjutatakse, et Hyundai on sõlminud lepingu Apple'iga või siis on kohe on see selline leping partnerlus sõlmitamas, mille käigus hakkaks kaks ettevõtted koos tootma elektriautosid ja sellises ajakavas, et esimene demomudel saaks valmis järgmisel aastal, esimesed toodanguautod tuleks välja 2024 ja isesõitev elektriauto oleks täiesti nii-öelda siis tootmises valmis aastal 2027. Ja need uudised viitavad siis ka lähevad veel konkreetsemaks, nii et esimene tootmine toimuks USA's, Georgia osariigis, kus on Kia tehas. Kia on teatavasti Hyundai tütarfirma ja sealt võiks tulla juba 3 aasta pärast 100 000 autot välja. No, miks me sellest räägime võib-olla esimesena sellepärast, et need teated on võib-olla piisavalt täpseid prognoose ja numbreid pakuvad, et natukenegi kaaluda selle uudise tõsiseltvõetavust, kuigi on palju argumente, miks ei peaks seda võtma, sest et mis seob omavahel autotööstust ja Apple'it, väga vähe ikkagi. Sest et Apple on läinud tegelikult uutesse valdkondadesse nagu muusika ja kantavad seadmed, aga kus alati nad on garanteerinud omale mingisuguse turuniši, kus nemad domineerivad ja teiseks garanteerinud, et nad suudavad eristuda. Aga autotööstuses, see on nii vana ja seda pööravad elektriautode poole juba nii mitu tegijat, alates Ameerika enda Teslast kuni teisteni, et nagu tundub ikkagi üsna uskumatu, et Apple suudaks sellist jalga maha panna seal, mis tegelikult midagi muudaks. Vaata, Apple'i puhul on see, et ega me ei tea, mis see nende sisuline plaan on. Et mis on see Apple'ilik element selle auto juures nüüd või mis on see põhjus, miks Apple teeb autot. Mulle väga meenutab see seda, kui välja hakkas tulema iPhone, siis Apple ka nagu, kuidas ma ütlen, natuke laperdas selle tootmise algusega, et päris üleni ja nii-öelda kõik mängu ei pannud, üleni sellesse sisse ei hüpanud, me mäletame, et esimene iPodi telefon tuli neil ju välja koostöös, kas oli Motorolaga äkki või? Niimoodi, et Motorola tootis ja see Apple'i asi oli seal kuidagi nagu natukene sees. Mingi koostöö oli, jah. Ja need hästi ettevaatlikult läksid
et mulle tundub, et nad lähevad nüüd sellesse autondusse samamoodi, et nad teevad seda nüüd siis vist küll ma saan aru oma nime all, et vaevalt, et see nüüd sealt Hyundai või Kia siltidega sealt tehasest välja tuleb, aga tehast nad ka ei ole ehitama hakanud, eks ole, erinevalt Elon Muskist, et see on esimene tähelepanuväärne minu meelest selline moment, et see lähenemine tundub olevat midagi sarnast, nagu nad tegid seal, ütleme iPhone ja iPodi kuskil seal algusaegadel, et minnakse plaaniga, aga minnakse tootmise mõttes ettevaatlikult ja samas me tegelikult täna absoluutselt, ma arvan sinuga, ma arvan, et on õige, mina küll isegi ei oska väga detailselt ette kujutadagi, mis see võiks olla, me võime ette kujutada seda disaini keelt, paljas, lage, puute ekraanid kõik, aga see ei saa olla nagu sisuline põhjus või äkki saab tänapäeval. See peab olema miski, mis on mingi nende tuumiktehnoloogia, kas see on mingi komponent või asi, mis muudab selle kogemuse teistsuguseks, annab rohkem sõiduulatust, autonoomiat või siis sõidu kasutaja kogemus, see peab olema midagi väga eristuvat, aga jah, tõsi on, et ei tea. Teine asi on, kui me neid numbreid vaatame, siis esimesel aastal ehk siis 2024 plaanivad nad toota 100 000 autot ja jõuda siis lõpuks iga-aastase numbrini 400 000. Ja see number on huvitav selles mõttes, et nüüd lõpuks ometi Teslal siis 2020 neil jäi, ütleme, käputäis autosid puudu 500 000. Ehk kõik need aastad, kogu see raha, mis on sinna maetud, kogu see selline show ja aktsiahinna tõus ja suured kahtlused ja tõusud ja langused ja kogu see draama on kestnud ju aastaid ja nüüd siis Tesla jõudis 500 000 ja samal ajal, võtame näiteks BMW, mis ei ole sugugi maailma suurim autotootja, nemad siis müüvad aastas kuskil üle 2 miljoni sõiduki. Jah. Et see annab võib-olla kuulajale aimu enam-vähem sellest skaalast siis, et Apple'i 100 000 on väga ettevaatlik, sest ka BMW ei ole Toyota, eks ole, mis me võime öelda, et aga Apple ei olegi mingi massiturg, et nad teevadki vähe, aga ka võrreldes suhteliselt kalli nišitootega nagu BMW teevad nad ikka väga vähe. Ja ka see 400 000, kuhu nad siis tahavad jõuda, on tegelikult väga vähe. See on väga vähe, aga arvestades seda, et nad ei arenda ise tootmisvõimekust nagu Tesla, vaid just kui see nüüd tõele vastab, et partnerluseks on Korea autotööstus, siis on neil korealastel olemas nii-öelda see suur osa sellisest valmidusest hakata kohendama end vastavalt selle toote eripäradele, mis need on ju, mis jällegi see kõik on meie jaoks tume maa praegu ja me isegi tegelikult ju ei tea, et kas see saab olema nagu ma ei tea, linnamaastur või siis mingi veider munakujuline poolteist inimest mahutav Californiasse mõeldud linnasõiduk või golfikäru enne, ei tea mitte midagi. Võib isegi öelda niimoodi, et lõpuks võib juhtuda, et autot ei tule, et me räägime siin küll, aga tegelikult see plaan ei realiseeru, nii et see on, kõik on õhus, aga õhus on igatahes tõsised märgid, ja minu meelest oleks huvitav, ma tahtsin veel siia lõppu, enne kui me pausile läheme, mainida ära, et autotööstus on ju legendaarselt pika sellise mudeli uuendus või sellise ümberpööramisajaga. Et uue automudeli välja töötamine võtab aastaid, siin, ma ei tea, mingi number on 7 aastat, millest on räägitud, et Apple oma elektroonikatööstuse taustaga, aga võib-olla mingi nipiga kuidagi saab see olla see koht, kus nad, mille poolest nad erinevad. Et kui nad tulevad nüüd välja mingisuguse tootega ja kõik teavad, et Apple'i esimese põlvkonna toodet ei tohi jumala eest kunagi osta ja mitte sellepärast, et nad ei ole alati nagu hirmus halvad, vaid kõik teavad, et nad hoiavad teiseks ja kolmandaks. Jah, aasta-poolteist pärast tuleb nii-öelda see päris õige versioon, kus nad on esimese versiooni vigadest kiiresti õppinud ja teinud selle nii palju paremaks, et sa oled lihtsalt õnnetu, kui sa oled selle esimese versiooni ostnud. Siis autoga me ei kujuta seda ette, et sa ostad siis selle ühe versiooni ja kui kiiresti siis nagu tuleb see Apple Car 2 ja 2S ja 2S Plus ja 2S Max on ju. Ja sinna siis 3, et kas see saab olema ka selline aastane või 18-kuune või ootad sa 7 aastat. Ma miskipärast arvan, et Apple ja Tim Cook selle 7-aastase välbaga tõenäoliselt ei rahuldu. See ei ole kuidagi Apple'i moodi, aga jällegi näeme. Just näeme ja aga lähme meie siit väiksele pausile. Tund.
digitund. digitund läheb edasi ja lubasime teile tuua teateid 5G rindelt, mida Eestis ametlikult suure oksjoniga päris 5G-d veel ei ole laiali jaotatud, aga ometi üks operaator tegelikult 5G võrke paneb püsti olemasolevatel sagedustel. Telia on siis lisanud, et 5G levib Eestis uutes kohtades ja sellise, ütleme, avaliku teenuse informeerimise mõttes äkki mainime nad ära, et Tallinnas on need siis vana ajakirjandusmaja juures, raadiomaja juures, Stockmanni kaubamaja juures ja Telia peakontori juures, mis on seal Mustamäe tee alguses. Jah, no kui me jätkame siis kirjeldust väljasõidust Levialasse, siis Harjumaal Looja Jüri Alevik on saanud 4-5G endale, Lääne-Virumaal siis Rakvere kesklinn ja Tartus Tartu kaubamaja, Tasku ja kvartalipiirkond, Tähe tänava, Fortuna tänava ja Kastani tänava piirkond. Kastani tänava on see aparaaditehas ja kes mõtleb, et kuidas niimoodi saab, no lihtsalt nagu Hans juba ütles, et sagedused on vanad. Et ega riik siis need litsentsid ja oksjonid, mis tulevad, need tulevad sageduse peale. Mitte keegi ei keela täna, et kui sa saad 5G või mingit võrgutehnoloogiat jooksutada, siis oma olemasoleva sageduse peale sa käia. Et võtad maha seda 4G näiteks. Jah, et 4G sagedustel. Aga seal on väga vähe telefone, mis seda toetavad ja see kõik on selline keeruline, aga no ühesõnaga tuleb. Jääme edasi vaatama, küll ta siis laieneb veelgi, aga ma arvan, et ikkagi ma endiselt kordan oma ennustust, et päris suure osa saab see asi sisse siis, kui 5G hakkab maale minema ja kui osutub, et ta on palju parem, ma ei tea, kiirem, töökindlam, mis iganes, kui see tänane 4G, aga sinna läheb veel aastaid. Just nii on ja võib-olla nendest seadmetest rääkides siis ka siuke huvitava nüanss ühest uudisest eelmisel nädalal tuli, et üks tehnikatootja avas Eestis e-poe, kelleks on Xiaomi ja mis ei ole üldsegi sellistele, ütleme, tõsisematele, kes ei lepi väga, kuidas ma nüüd ütlen, tavaliste letivalikutega, vaid otsivad mingit vaheldust nendele telefoni huvilistele, ei ole tundmatu nimi. Xiaomi on ju varem saanud tellida igasugu vahendajate kaudu ja otse Hiinast ja Euroopast, aga Xiaomi on siis avanud Eestis veebipoe, mis ei olnud mitte nimega xiaomi.ee, vaid üks teine aadress. me-home.ee ja ma ei tea, minul ei tule ette, et selline tuntud suur Hiina tootja oleks avanud oma suhteliselt kõikehõlmava valikuga veebipoe Eestis. Et ikkagi tootja tavaliselt läheb ju turule läbi kaupluste, panevad oma asjad kuhugi müüki, eks ole. Ja siis Xiaomi on tõesti otsustanud seda teha, see valik on siin muide väga huvitav. Telefonid jah, telerid jah, 65-tolline teler 649 näiteks, 649 eurot, aga muidu üldiselt hakkab see valik siin meenutama väikselt Tallinna kaubamajalt, siin ma näen veekeetjad, siin on kohvrid, reisikohvrid, päikseprillid, kaalud, mis me veel, loomulikult kõrvaklapid, elektrilised hambaharjad, mingisugused õhupuhastid, laualambid, et see Xiaomi teeb umbes kõike, millel elekter sees on. Ja ei panevad elektri sisse, millel ei ole, no see on tõesti äge, et selline 25 eurone elektriline kruvikeeraja, mis on veel nagu tavaline kruvikeeraja, aga sees on akud, et Hiinas nad on selline elustiili bränd, mis teeb nagu kogu kodu nutikaks ja nad näitab minu arust seda, et kui meil on siin jutud sellest, kuidas Huawei keelatakse ära ja ei sobi ja julgeolekurisk on mõned tootjad, siis kui sa lööd ühe selle muti nagu maa sisse tagasi, siis tuleb 10 mutimulle hunnikut kõrvalt muult välja. Mis ei ole üks-ühele kloonid, aga igaühele oma eripära, et see Hiina tootjate selline esiletõus on, mis see sõna võiks olla, peatamatu või nagu pöördumatu. Jah, ja kui vaata, kui see Huawei asi oli, siis me siin rääkisime, et me võime nad ju 5G võrgust välja tõsta, öeldes, et te olete ebaturvaline, seadmed jäävad ikka turule, okei, nüüd on seadmed ka, just kui on, aga tegelikult ju ei ole,
aga kui sa need ära võtad, siis jäävad kõrvaklapid ja siis me rääkisime, et aga kui me võtame Huawei ära, et noh, siis sinu kallis Lenovo ja isegi kallis Apple on tõenäoliselt seal samas lähedal tehtud kuskil Hiinas on ju, Lenovo puhtalt Hiina firma, et komponente tehakse niikuinii Hiinas, aga nüüd me tegelikult näeme, et me teatud ametkonnad võib-olla seisavad Eestis nagu huvitava küsimuse ees, et noh, kui sa oled mingisuguses avalikus või julgeoleku ametis või sõjaväeametis, siis sa pead hakkama ka võib-olla vastama kuskil ankeedis küsimusele, et millise firma elektriline ambari ja kaal sul kodus on ju. Või et kas sa ostsid nagu Mi Home poest 649 euroga 65 tollise teleri, mille on tootnud Hiina firma või kui ei ostnud, kas sa ostsid TCL-i Euronicsist, mis on ka Hiinas tehtud või kui ei ostnud, kas sa ostsid midagi muud, noh, et see ma arvan, me vaatame, siin oleme lihtsalt sunnitud vaatama seda Huawei'd kui näidispoomise juhtumit. Puhtalt sellist, mitte tehnilist. Tekitab küsimusi küll, aga tead, meil on vaja ära õiendada üks jätk sellele, et me rääkisime tõesti paar nädalat tagasi õhuniisutajatest ja tegime üsna põhjaliku ülevaate, sest et kütteperiood käib, inimesed istuvad veel kodudes. Aga Henrik, sa oled teinud, ma saan aru, ühe olulise avastuse selles osas ja jätku. Ja ma isegi 2 avastust pärast seda, kui Glen siin pikalt rääkis oma õhuniisutajatest, siis kirjutas meile ühte selliste õhuniisutajate nagu Venta. Eesti esindaja, nad olid mul siin surisesid nädalakese kodus ja ventaestonia.ee on see kodulehekülg, minu meelest igati soliidsed masinad, eriti need suuremad, mis ma sain aru, et kui sa tahad, et see õhuniisutaja oleks sul kodus vaikne, siis sa pead ostma väga suure. Sellepärast, et see on nagu arvutitega, et väga suur arvuti on tihtipeale vaiksem, sellepärast, et seda ventilaator saab olla suurem ja seetõttu ta peab aeglasemalt pöörlema, mitte suured koerad ja väiksed koerad, kes on koerapidajad, need teavad, millest ma räägin, et sellised väiksed koleerikud ja suured sellised rahulikud on ju. Et mul oli kodus see nende umbes 900 eurone hästi suur kast ja töötas sisuliselt hääletult, et ise reguleeris ennast, vahepeal kui väljas jahedamaks läks ja seetõttu toas õhk kuivamaks, siis hakkas rohkem vuhisema, aga üldiselt väga meeldiv seade oli. Ja siis kuna ma ikkagi sisemiselt ei suutnud ka leppida sellega, et üks selline plastmassist kast, millele on ventilaator külge pandud, et miks nad nii kallid on? Ma kuidagi tundus, et kas siis sellist asja odavamalt ei saa teha. Siis ma leidsin väga huvitava toote. Nimelt on olemas selline Hollandi päritolu veebipood nagu Vida XL. Ja nad on ka Eestis ja muu hulgas nad on ka Austraalias ja veel terves hulgas maailma riikides. Ja neil on esimest korda kuulsin niisugust poest sinu käest. Ja neil on ka terve hulk oma brändiga tooteid. Ja siis neil on õhuniisutajad, mida nad miskipärast nimetavad jahutiteks, sest ma arvan, et valdaval osal maailmast on see jahutusprobleem, mitte niisutamisprobleem. Ja sinna käivad siis sellised, sinna veepaaki käivad, vaata nagu sügavkülmas on need sellised külmapatareid, tead sellised, väiksed nagu, ma ei tea, anumad või pudelikesed, mis lähevad jäässe. Tal olid kaasas sellised, et need käivad sinna veepaki sisse, kui sul liiga palav on, siis see nii-öelda see veeaur, mida puhub, käib siis sealt külmapaagist nii-öelda siis läbi on ju. Ja siis see peaks su tuba jahutama, et kuidas see töötab, seda me võime poole aasta pärast rääkida. Aga ma võin öelda, et selline suur 8-liitrise paagiga, suure jõudlusega, ametlikult kuni liiter tunnis niisuti 111 euro eest. Ehk mis sellised võrreldavad on, ma ei tea, ütleme 5-10 korda kallimad Eestis poes. Siis ma võin öelda, et töötab. On natukene rohkem plastmassist kui need teised, mis olid ka väga plastmassist. Ühesõnaga ta on selline rohmakam ja koledam, aga hinnavahe on nii meeletult suur. Ja mis on tegelikult kõige suurem asi või kõige suurem vahe on see, mida ma kartsin, et ta on suhteliselt häälekas. Aga kui ta töötab mul kaugel korteri teises otsas öösel või ka päeval, kui keegi seal ei ole, siis ausutades selle hinnavahe eest olen mina nõus seda taluma. Aga vaadates kella on meil aeg teha paus ja siis läheme siit, teeme mõnusa hüppe Donald Trumpi radadele. Digitund. Digitund on tagasi eetris ja meil on nüüd, võtame pikemalt ette lahkamiseks ühe teema, mis eelmise nädalal
tegi kogu maailmal silmad jättis pärani, kui mitte rohkematki. Meil on selleks saates ka külaline, kelleks on Tallinna Ülikooli professor Katrin Tiidenberg, kellega me koos tahaks arutada seda, mis on toimunud sotsiaalmeedia platvormidega, kes tegid otsustavad sammud eelmisel nädalal. Võiks äkki niimoodi seda raamustada, võib-olla ka mitte, et kohe arutame. Ja mille ma täpsemalt viitan on siis see, et protestidest välja kasvanud rahutused Ameerika pealinnas ja Ameerika presidendi otsustamatus nende tagasihoidmisel tõi siis kaasa selle, et suured tehnoloogiafirmad otsustasid ära võtta temalt õiguse kaasa rääkida oma platvormidel. Twitter ütles alguses, et paneme ajutiselt sinu konto kinni ja siis pani püsivalt. Ja ma vaatasin, see nimekiri on seal praegu ikkagi selline, kes seal on Twitter, Facebook muidugi ja nende kõiksugused tütred nagu Instagram ja YouTube, Google, Snapchat, Twitch ka, isegi Shopify, näiteks Shopify ei lubanud müüa tal nänni ära. Kas Pinterest oli ka või? Just. Ja nalja tehti, et ma ei tea, kas ta TikTokis on, aga käisid ka mingid naljad, et TikTok ja siis Pornhubi nali käis ka ja siis viimane nali, mida mina nägin, oli, et ainuke kanal, mis talle jäänud on OnlyFans ja tõenäoliselt sealt me ta varsti leiame. Kas see oli nagu asjade loogiline kulg, et varem milline pidi see juhtuma, et nad panevad ta konto kinni, arvestades eelnevat 4 aastat ja väga sellele eelnevat kõike, mida tegi? Kas võiks niimoodi küsida? No ütleme niimoodi, et on hästi palju inimesi, kes väidavad, et see on liiga vähe ja liiga hilja. Ehk et tema oleks juba ammu pidanud kinni panema ja kui ta ei oleks Ameerika president, siis ta oleks ka ammu kinni pandud, sellepärast et ta rikkus süstemaatiliselt nende platvormide sisu modereerimise reegleid ja kunagi midagi ei juhtunud. Ja ta on ka nii-öelda mitmes siis ütleme siis selles tavameedia intervjuus ka välja öelnud, et ta ei karda seda, et teda kinni pannakse, teda nagunii kinni ei panda. Ja see loogika, mis seal taga on, kui varem on küsitud sotsiaalmeedia platvormidelt, et miks nad ei pane teda kinni, siis nad on öelnud laias laastus nii nagu ütleme siis legacy meedia või vana koolimeedia on öelnud, et lihtsalt sellepärast, et ta on president, on kõik, mis ta ütleb uudis väärtuslik ja seega inimestel on õigus teada, mida ta teeb ja seega me ei saa teda kinni panna. Ja lihtsalt nüüd diskussiooni pärast ma võtan selle sama argumendi, ma saan aru, et eelmine nädal kolmapäev ta avaldas ühe video, mis oli nagu ajendiks, mille pärast see kinni pandi ja mina, ma ei ole Ameerika kodanik, aga kui ma oleksin, ma ei saaks ju vaadata, et mis selles videos siis oli sellist, mis selle põhjustas. Ja tegelikult presidendi otsus või kõne ongi ju uudis, on ju, et kas nüüd antud juhul täpselt see asi realiseeruski, et ta ütles, et midagi, aga mis see oli, mille järel ta eetrist maha võtti, ei tea enam. No ütleme need enamik nendest platvormidest on ikkagi ka kuidagi ise põhjendanud neid oma otsuseid, et kui nad alguses ütlesid, et nad panevad 12 tunniks plokki või 24 tunniks, siis nad midagi seal eriti ei täpsustanud, aga siis nüüd, kui nad nii-öelda nagu jäädavalt või tähtajatult panid kinni, siis nad esitasid tegelikult punkti haaval oma põhjendused, kus nad võtsid ka välja tema tekstist need ütleme jupid ja laused. Ehk et tegelikult, kui sa oled nii-öelda sügava huviga kodanik, siis sa näed küll, mis on need etteheited, et nad on need ka nagu ütleme siis katalogiseerinud. Kuigi ütleme siis tehnoloogia ajaloolased juba norisevad natuke selle sama Twitteri asja kallal, et kuna ta Twitterit kasutas nii intensiivselt, siis nüüd on olukord, kus kuna ajakirjanikud on 4 aastat järjest kasutanud tema säutsi oma lugudes, siis seal on nüüd nii-öelda katkised lingid ja kuigi kongressi raamatukogu, talle oli korduvalt öeldud, et te peate arhiveerima kogu selle tema säutsu pläma, siis nad ei olnud seda veel täielikult teinud, ehk et seal on igasuguseid küsimusi, aga ma ütleks, et valdav enamus minu eriala eksperte on siiski sellel meelel, et see oli väga vajalik samm, küll hiljaks jäänud samm, aga et see on ka üsna tähendusrikas samm, ütleme siis platvormi valitsemise, platvormi majandamise, sisu modereerimise, vihakõne modereerimise ja ka siis selle nii-öelda interneti alusseaduse ehk siis selle sektsioon 230 temaatiliste vestluste kontekstis.
aga Katrin, see olukord seal nendes sotsiaalvõrgustikes on ka natuke selline nagu kahe näoga olukord või, et nagu seda oli nagu kaua ju nagu nõutud, eks ole, väga selgelt välja toodud juba mitu aastat tagasi, kuidas näed, Donald Trump rikub, ma ei tea, Twitteri reeglid, see ja too on ju, nii-öelda tavalised inimesed said bloki selle eest. Me võime ju arutada seal, eks ole, selle üle, et kas USA president, kas valija peab teadma, mida USA president valetab või kuidas USA president käitub, on ju. Ja teiseks, et ega need platvormid ju ikkagi jõustavad oma poliitikaid ju valikuliselt. Mulle tundub, et sõltuvad sellest, kui kõrge profiiliga keegi seal on, kes neid rikub, sellepärast, et üks Donald Trump pandi kinni, aga selge on see, et miljonite kaupa igasugu trolle ja ma ei tea, kurjategijaid ja keda veel on seal Twitteris ju siiamaani. Ja aeg-ajalt neid pannakse kinni, siis selle lastakse neil olla, et nad ju väga järjekindlalt üks-üheselt ei ole nagu otsustanud, mulle tundub, et meie Twitter või ma ei tea, meie Facebook, vot nüüd tänasest päevast on ju, me hakkame modereerima sisu oma platvormil täie tugevusega ja me alustame Donald Trumpist. Päris nii ka nagu ei ole. Ei ole, muidugi ei ole. Et ütleme, neil on võimaldanud seda teha seesama Section 230, mis on üks osa ühest seadusest, millest enamik lükati ümber, see on 96. aasta seadus ja sisuliselt seda nimetatakse 26 sõnaks, mis ehitasid interneti. Ehk et seal on üks lõik 26 sõna pikk, mis ütleb, et need vahendajad ehk siis platvormid ei vastuta selle eest, mis inimesed sinna postitavad, aga isegi kui nad otsustavad seda kuidagi modereerida, siis neil ei kao ära see nii-öelda vastutuse vabastus. Jah, ehk see nagu safe haven, seda on ka nimetatud mõõgaks ja kilbiks. Ja siis nad ongi kasutanud seda oma mõõka ja kilpi täiesti oma suva järgi ja valdavalt lähtudes oma ärihuvidest. Ehk et kui nad näevad, et selline nii-öelda nagu trolliv, negatiivne, kedagi ärritav, solvav, haavav sisu tegelikult toodab seda vahtu ja seda engagementi ja hoiab inimesi kauem platvormil, mille kohta meil kõige kohta on uuringud, et see nii on, siis nad ongi üritanud nii-öelda nagu kohati näida hoolivatena, siis kui väga suureks kisa läheb või väga suureks mingi skandaal läheb, eelmine kord oli see Cambridge Analytica, nüüd on siis see on ju, et kui reaalsed inimesed on surnud tänaval, siis nad ei saa enam endale lubada ka äriliselt seda, et nad ei reageeri kuidagi. Ja see ongi puhtalt hetkel mitte mingisugune strateegiline muutus selles, kuidas nad lähenevad sisu modereerimisele, vaid lihtsalt reaktsioon. Osaliselt võib-olla selline siiras emotsionaalne reaktsioon ameeriklastena, sest nad on kõik ameeriklased. Ja osaliselt siiski ka selline küüniline äriline reaktsioon. Ja seda on juba nenditud ka, et tegelikult me nüüd näeme järgmise võib-olla mingi kuu aja jooksul, et mis edasi saab, et kas näiteks teiste riikide türannid ja diktaatorid ja populistlikud liidrid, kellel on tohutult suured kuulajaskonnad või vaatajaskonnad ja jälgijaskonnad, kas need pannakse ka siis kinni. Et hetkel on ta äärmiselt selline Ameerika keskne ja nad küll on, Twitter eriti, et ma vaatasin, et see, mis ajakirjandus ütleb, et nad on pannud nagu päris palju neid selle QAnon konspiratsiooni teooriate ja konspiratsiooniaktivistide kontosid on kinni pannud lisaks Trumpile ja nad on pannud kinni ka valdavalt kõik need, kes ise ütlesid, et nad käisid seal või striimisid sealt. Et kõik, või siis kelle kohta, ma vaatasin, et uus trend on Twitteris ättida FBI-d, mida ma varem ei olnud näinud. Et tavaliselt vaata ätid, nagu kui leitakse keegi üles, keda milleski süüdistatakse, siis ätitakse tema tööandjat või midagi sellist, aga nüüd oli igal pool, kuna nad reaalselt olid seal ikkagi nagu inimesi tapnud ja varastanud mingit kraami ja nii edasi, siis oli @FBI ja @kohalik FBI umbes, et FBI Minnesota või midagi sellist. Mis oli uus asi. FBI pandi CC-sse, et näete, et see tüüp on siin. Vaadake siia FBI. Me peame tegema lühikese pausi ja siis räägime edasi, et mis meie tulevik siis toob. Digitund. Digitund läheb edasi ja me räägime sellest, mis see sotsiaalmeedia platvormi tulevik on. Ma küsin hästi lihtsalt, sest mul on see eelis, et küsida ju saab väga lihtsalt. Kumb siis on parem, kas see, kui võetakse maha selline kõrge profiiliga poliitiline
tegelane, nagu Trumpiga juhtus või on see nagu hea, et ta maha võetakse või on see ikkagi oht meie avalikule arutelule, kui mingisugused ettevõtted, mis on ju täiesti läbipaistmatud, otsustavad, et paneme nüüd selle konto kinni või seda kontot kinni ei pane. Mis see Twitteri sees toimub, kuidas see protsess käib, pole vähimatki aimu. No kas on hea või halb, on alati küsimus, kellele, eks ole, et kas Twitterile või Twitteri kasutajatele või mingisugune suurele amorfsele asjale nagu tsivilisatsioon või demokraatia või ma ei tea, mida iganes. Ja need on ka väga kultuurispetsiifilised, sest ameeriklastel on äärmiselt spetsiifiline versioon sellest, mis on sõnavabadus, mida see tähendab ja kuidas see paigutub teiste väärtustega ja mis on nagu, mida on selle nimel mõtet ohverdada ja mida ei ole. Kui me nüüd räägime sellest, et kas see töötab, siis selline nii-öelda deplatforming, ma just täna mõtlesin selle peale, kuidas seda eesti keelde tõlkida ja eesti keeles on pakutud mingeid vastendeid, aga ma ise arvan, et kõige parem on äkki digipakendamine. Et selle puhul meil on olemas uuringud, mis näitavad, et see töötab. Kuigi erinevatel tasanditel erinevalt, ehk et kui me alustame sellest nii-öelda fact-checking ust ehk kui pannakse lihtsalt sildid peale, et see on problemaatiline või see pole tõsi, siis see praktiliselt üldse ei tööta ja me nägime seda ka tegelikult suvel, et see ei töötanud, kui Twitter esimesena hakkas seda tegema, Facebook ei hakanud seda tegema ja Trump juba siis lubas nagu selle sama sektsioon 230 tagasi võtta ja ära võtta neilt selle nii-öelda selle kilbikaitse on ju. Aga mille kohta meil on uuringud, mis töötab, on see, et kui pannakse kontod kinni ja tegelikult töötab eriti hästi veel see järgmise tasandi infrastruktuuri või tugiteenuste tasandil digipõgendamine, mida me nägime nüüd selle case'i puhul ka. Ehk et kuhu need inimesed läksid, kes Twitterist välja visati, nad läksid sellisele rakendusele nagu Parler, mis on enam-vähem Twitteri peale ehitatud, aga seal toimub 0 sisu modereerimist. Et see on nende põhimõte, see on isegi nende nagu see slogan, et see on tegelikult nagu sõnavabaduse koht. Ja kuna see sama QAnon ja teised ekstremistlikumad Trumpi pooldajad kongregeerusid seal ja paaris kohas veel, siis seda konkreetset rakendust või seda platvormi pagendati juba sellisel infratasandil ehk et Apple App Store ja Google Play Store võtsid ta maha oma sealt, et sa ei saa endale seda alla laadida seda äppi on ju, ja siis nendele pilveteenust pakkuv Amazon keeras neil ka kinni selle. See on nagu siis järgmise ütleme, kui ma võtan selle seisukoha, et see on ikkagi tsensuur, mul on selline argument, siis see on järgmise taseme tsensuur, mitte et ma ei luba sul rääkida, vaid ma võtan ka ära ressursid, et sa saaks rääkida oma toas omasugustega, eks. Isegi kui ma ütlen, et ma mõistan hukka, et te sellist juttu räägite, aga võiks ju öelda, et nüüd on, kuna nendel suurtel tehnoloogia gigantidel on nii palju võimu, et nad asi ei ole lihtsalt selles, et kas nad mu säutsu lasevad eetrisse, vaid panevad mu serveri kinni, et siis sisuliselt jääb üha vähemaks seda võimalust kellegile mitte meeldivat juttu rääkida. Absoluutselt ja sellele on ka juhitud tähelepanu teadlaste poolt juba aastaid, et ma tulen jälle selle sama seaduse juurde, et see seadus küll ühelt poolt nagu võimaldab innovatsiooni ja tegelikult võimaldab ka sõnavabadust ja võimaldab nii-öelda nagu võimule vastu rääkimist ja mitmel tasandil, ütleme siis nii-öelda sellisel tasandil, mille osas väga paljud oleks nõus, et see on ohtlik, näiteks see, mida me nägime praegu, aga ka sellisel tasandil, nagu näiteks oli see Me Too liikumine või mida iganes, mille puhul inimesed ütlevad, et on vajalik, et inimestel, kes on süsteemi ohvrid, on võimalik nii-öelda nagu rääkida, mis toimub ja nii edasi. Aga laias laastus me tuleme kogu aeg tagasi selle sama asjani, et meie probleem hetkel ei olegi otseselt, ütleme nagu mingid teemad, mis me räägime siin sellest pagendamisest või sõnavabadusest või tsenseerimisest, need kõik on probleemid sellepärast, et see platvormi võim koondub ülivähestesse kätesse. Kui meil oleks hästi palju erinevaid platvorme, kus oleksid väikesemad kogukonnad, mida oleks võimalik modereerida käsitsi, siis üldine konsensus vähemalt teadlaste seas on, et see modereerimine peabki olema kontekstitundlik. Ehk et erinevatel kogukondadel võivadki olla erinevad reeglid selle kohta, mis on aktsepteeritav kõne ja mis ei ole aktsepteeritav kõne. Ehk et siis me oleks olukorras, kus nii-öelda omasugused saavad rääkida omasugust juttu ja keegi sellele väga palju vastu ei vaidleks. Hetkel, kuna see on kõik reaktsioon ja see on reaktsioon, ütleme siis nagu, ameeriklasena sa võid tunda ennast üsna ohustatuna ja oma mingit ideaali sellest, mis on American way ja nii edasi, on ju. Siis see reaktsioon on
väga järsk ja selline nagu grupiviisiliselt, mida me oleme varem ka näinud. Et muidu need firmad kõik ütlevad, et me ei saa ja siis, kui mingid suured lähevad, siis ongi see, et need samad naljad, mis te alguses ütlesite, et TikTok keeras ka ära ja ma ei tea, mingi Shopify pani kinni, et ta ei saa enam oma neid nukamütsi müüa ja nii edasi. Aga seal on, eks ole, 2 poolt on sellel küsimusel, et kas me saame täna öelda täie kindlusega, et jah, me saame aru, miks ja mille nad kinni panid. Et kas kinni pandi maailmavaade või kinni pandi, või pädeb see ametlik nii-öelda põhjendus, et kinni pandi otsesed üleskutsed vägivallale? No ütleme niimoodi, et jällegi sellest perspektiivist, et kui me vaatame seda nagu sisu modereerimist, siis on toimunud täielik fenomenaalne nihe retoorikas, nende firmade retoorikas, sest nad on siiani väitnud 10 või 15 aastat, et sisu modereerimine töötab objektiivsusel ja neutraalsusel põhinevalt ja et tähendus peitub sisus, jah, et mis sõnu sa kasutasid või mida sa ütlesid. Nüüd ja selle peale muidugi siis nagu teadlased ja paljud aktivistid on öelnud, et tähendusloome ei tööta nii, sellepärast et sa võid väga erinevate sõnadega saavutada sama eesmärgi. Küsimus on selles, kuidas su sõnu interpreteeritakse. Mis on ka põhjus, miks ei saa on ju automaatselt sisu kontrolli teha? Täpselt, või miks see väga halvasti töötab, täpselt. Just. Ja aga kuna nad tahtsid omada nii suuri platvorme ja nii palju inimesi, siis nad pidid toetuma automaatsele modereerimisele ja nad pidid väitma, et see on good enough. Ja seega nad väitsid, et tähendus peitub sisus. Nüüd, kui me loeme näiteks seda sama Twitteri postitust, seda pikka postitust, kus nad põhjendavad oma otsuseid, siis nad räägivad kontekstist ja nad räägivad interpreteerimisest. Ehk siis nad räägivadki sellest, et me väidame, et väga suur hulk, ohtlikult suur hulk inimesi tõlgendas tema näiteks seda kõnet või mingeid postitusi või seda isegi, kui ta ütles, et ta ei lähe sinna Bideni inauguratsioonile või ta ütles, et me teeme mingi oma platvormi, mida ta kõik on öelnud, on ju, et terve suur hulk inimesi tõlgendas neid ässitamisena edasisele vägivallale ja kuna toimus reaalne vägivald ja reaalselt inimesed on surnud, siis see on liiga suur risk. Et need hetkel on nagu seal, mis jällegi ütleme, minu valdkonnas on nagu tohutult suur muutus, aga ma saan muidugi aru ka, et ütleme, kui me räägime nagu, üritame väga lihtsalt seda selgitada, et kas on hea või kas on halb, siis vastus on, et mõlemad. Ja, et me ei tea, ma arvan pigem on vastu, et me ei tea, sellepärast, et midagi sellist ei ole on ju internetiplatvormide ajaloos tehtud ja kui puhtalt kapitalistlikust seisukohast vaadates, siis aga keegi ei ole keelanud teha teisi platvorme kõrvale, eks ole, nagu see Parler ju proovis, või Donald Trump ütles, et me teeme uue platvormi. Iseenesest ei ole, internet on avalik, tegelikult ei saa mingid 4chanid ja 8chanid ja mingid väga-väga kahtlased kohad, eks ole, või need turuplatsid, kus sa saad osta narkootikume ja palgamõrvu, on ju. Need on internetis juba aastaid, et internet tehniliselt võimaldab seda kõike teha ja kui teatud äriorganisatsioonid on otsustanud, et nad 10 või võib-olla 100 miljonite ameeriklastega tahavad minna nugade peale, piltlikult öeldes õnneks, siis ma arvan, et see on äriorganisatsiooni puhul, aga las nad siis lähevad. Ja kui keegi teine otsustab, eks ole, et aga me saame teha oma võrgustiku sinna kõrvale, siis õnneks internet tehniliselt täna on ju nii palju lahti, et seda siiski saab teha, et selline äri või kapitalistlik vaatepunkt on minu meelest väga okei. Aga kuidas ta nüüd sisuliselt edasi läheb, ma arvan, seda me alles näeme. No kusjuures see valdav enamik välja arvatud, ütleme väga äärmuslike, kas siis sõnavabaduse või väga äärmuslike siis seda ütleme inimesi ja demokraatiat ja nii edasi on vaja kaitsta seisukohtadega, ka teadlased tegelikult on ka seda sama meelt. Et keegi nagu ei soovita sellist ülereguleerimist, vaid pigem ongi see, et kui kasutajad ei koondu ja raha ei koondu ja võim ei koondu väga vähestesse kätesse, kellel on siis ebaproportsionaalne võim nagu suunata seda, milleks ta kasutada ja kontrollida seda avalikku kõnet, siis see iseregulatsioon on fine. Et ongi erinevad reeglid, on erinevad grupid, kes räägivad erinevatest kohtadest, aga pigem mis selle nagu ütleme siis digipakendamisega on nagu märgatud, on see, et või milles on ka probleem mõnes mõttes ongi see, et selle sama QAnoni puhul näiteks, et kui see oleks mingi väike grupp tüüpe, kes omavahel vahetaks neid konspiratsiooniteooriaid, siis suure tõenäosusega nad ei tunneks ennast kunagi nii jõustatuna
et panna viikingimüts pähe ja minna relvadega Kapitooliumile. Aga kui neil on võimalik teha seda laiatarbe platvormidel, kus nad väga kergesti jõuavad inimesteni, kes on sellisele retoorikale haavatavad või vastuvõetavad mingil põhjusel ja selle QAnoni puhul on nagu väga huvitav see, et tänu sellele, et siin on see mässitud see pedofiilia argument, on nad haaranud tohutu hulga mingisuguseid koduperenaisi, kes reageerivad instinktiivselt igasugusele lapsed on ohus, think of the children retoorikale ja nii nad on nagu ebaproportsionaalselt suutnud nagu laiendada nii ja mitmekesistada oma liikmeskonda, mille peale nad omakorda on tundnud, et me suudame mida iganes, et see on nagu selline amplifikatsiooni küsimus, mille vastu see deplatvormiseerimine üldiselt aitab. Aga mis ei tähenda see, et lõpuks need mingisugused nurgakesed ja kogukonnad ei jää ellu ka pärast seda, kui nad kuskilt välja puksitakse. Kahjuks meie saade ei luba meil saate aeg rohkem sellesse teemasse minna, kui rääkida oleks palju, aga ma tean, et 2021 ei kao see kuhugi, et juba aasta esimesed päevad on lenni kuumaks, siis kindlasti meil põhjust siia veel tagasi tulla. Aitäh Katri Tiinenbergile, aitäh kuulajatele kõigile ja digitund on tänaseks läbi, tagasi eetris nädala pärast. Digitund.